Kui meil struktuuri peale on lisatud operatsioonid, siis on paras hetk rääkida masinatest või töökohtadest. Masinatega on täpselt sama loogika nagu operatsioonidega, et need tuleb ennem esiili sisestada ja selle kohta on eraldi video olemas. Masinate lahendusi on laias laastus 4 erinevat ja vaataks kõik nad siis läbi ja mis seal erinevused on siis. Kui me jätame nüüd siit masinatulba tühjaks, siis meil masinate tööde planeerimises ehk siis planeerimise vaates jääb see operatsioon vasakusse tulpa ehk siis planeerimata tulpa. Vaatame siit kohe selle sama painutamise ja näeme, et siia siis tuleks siis painutamise operatsioon. Kui teil on palju tellimusi, siis see list on hästi-hästi pikk ja kõik need tööd siin ootavad planeerimist. Ja kui teil nüüd on masinate seadistuses tehtud selline asi, võtame siit masinad ja siit on meil, võtame painutaja 0. Kui masinakaardil on peal linnukene, et näita operatsioonide raporteerimise aknas ainult masinale määratud töid, siis antud juhul töötaja, kes töötab töökohal PA, ei näeks seda operatsiooni. Nüüd juht number 2. Kui me võtame siit selle linnukese ära, siis jääb see töö küll planeerimise aknas täpselt samamoodi sinna vasakusse tulpa, kuid töötaja näeb seda tööd ikkagi. Ehk siis see on nagu variant number 2. Nüüd, kui me liigume edasi variant number 3 juurde, siis me jõuame sinna, et me tahaksime struktuurile sisestada masinagrupi. Paneme siia külge siis, otsime siis nimetuse järgi painutajad ja see on meil masinagrupp. Panen siia grupi külge ning selle tulemusena siis masinate tööde planeerimises, võtame jälle selle tööriista lahti, oleks meil see tellimus mitte enam siin, vaid tegelikult ta tuleb siia grupi alla. Siin jällegi tegelikult on võimalus, olenevalt kuidas teil masinakaardil on seadistatud, kas töötajad näevad seda siit või mitte. Miks seda grupi alla panna, on see, et siit on palju lihtsam leida seda operatsiooni üles ja jagada siis 2 töökoha vahel seda ära. Nüüd, kui teil masinakaardil on see linnukene puudu, et näeb kõiki töid, mis on painutamistööd, siis võib see ka siia jääda ja töötaja saab seda teha. Näiteks hea lahendus on see, et planeerite osad tööd siis töökohtade vahel ära ning hiljem, kui neil on enda tööd tehtud, siis nad saavad võtta siit üldisest grupist töid juurde endale. Näiteks, kui te ei ole jõudnud ette planeerida. Nii, ja kui me nüüd tuleme juht number 4 juurde, võtame siit jällegi selle struktuuri lahti ja kui me paneme siia konkreetse töökoha peale, painutaja 0 peale, siis on selline juhtum meil, et võtame siin masinate tööde planeerimise, siis on kindlasti garanteeritud see, et see töö tuleb kohe töötajale nähtavale, kes siis sellel töökohal on, ehk siis tuleb temale siia see operatsioon ning tema saab seda tegema hakata.